Ja taas oleme oma kaameraga siin Sakus, Tallinna maantee 1 Redori arendusobjektil ja mul on vahepeal nagu 3-4 nädalat vahele jäänud, kui ma siin ei ole käinud. Jalutasin platsi peal ringi, ootasin objektijuhti ja vaatasin maja ja mõtlesin, et üks sellise suure elamu ehitus sellises faasis, nii nagu ta praegu on natukene sarnane mingi mälestusmärgi või ausamba ehitusega, sest need tehakse ka katte all salamisi valmis ja siis, kui ta ükskord tõesti valmis on, võetakse katted maha ja me näeme, milline see maja tegelikult on. Saku tänav 1 maja me saame ka kõige parema pildi ikka selle sildi järgi, mis siin tellingute peale on üles pandud. Kui ükskord tellingud maha võetakse, see ei ole väga kauge tulevik, siis saame näha, missugune see maja tegelikult on. Aga nüüd jalutame natukene ringi, küsitleme objektijuhti, mis on, mida tehakse, kuidas läheb. Üle pika aja taas tulla on pilt hästi rõõmustav ja tore vaadata. Esimene, mis mulle silma torkas, oli see, et sandsõlmedes on lae alla tekkinud üks suur kastikolakas. Räägime lahti, mis asi on, millega tegemist? Tegemist on korteri ventilatsiooniseadmega, mis on siin projektis lahendatud sedasi, et igas korteris on eraldi seisev ventilatsiooniagregaat, mis siis paikneb korteri vannitoas. Teine asi, mida ma tahtsin küsida, torkas silma. Hüdro on tehtud kohati inimesele, kes võib-olla ei ole ehitusega päris kursis, jääb küsimus, aga miks põrandal hüdroisolatsiooni ei ole, hakkab ju läbi tilkuma? Vastab tõele, hetkel põrandal hüdroisolatsiooni tehtud ei ole, küll aga see tuleb kindlasti sinna. Ka seinal, see, mis me täna seal koos vaatasime, see on alles esimene kiht, et sinna tuleb veel teine kiht peale. Räägime natukene ka viimistlusest. Kips on seinas, vuugid on ka tehtud. Kas tuleb lauspahtel peale? Ja, meil tuleb lauspahtel peale. Kirslaat on ju nii sile materjal. Räägi lahti, miks see lauspahtel siin peale vaja on? Üks ta sellepärast on, et see lõpptulemus ikkagi ilusam siledam saaks. Töötehnoloogiliselt on töötegijatele sedasi lihtsam, kui on lauspahtel. Kuidas töögraafikus on? Ma usun, et väga palju inimesi on, kellel on juba käsi pulsil ja millal see maja ükskord valmis saab. Et oled graafikus? Oleme, olgugi et on keeruline, aga oleme graafikus. Tore, kui saab ühel ehitusel niimoodi käe pulsil hoida. Ja ma loodan, et koos meiega hoiavad käe pulsil ka need inimesed, kes on enda jaoks juba selgeks mõelnud väga tõsise asjaolu, et miks mitte elada Sakus. Sellepärast, et siit Tallinnasse 20-25 minutit sõltub sellest, kuhu linna serva minna. Aga me tuleme taas tagasi ja hoiame ikka kätt pulsil.